Mahlast. Nii, ja kaamera salvestab. Hello, my name is Martin Arne and this is Jackass. Nagu te näete, siis head vaatajad, siis see on Aura aedviljamahl. 100% headust väidetavalt. Lõhnab nagu ühepaja toit. Ma tunnen seda siiamaani ja ma võtan sellest kohe ühe mitte liiga suure sõõmu, ma loodan. Sa pead korraliku lonksu võtma. Niimoodi, et suu on täis. Tõsiselt, ma ei oota seda üldse. Ja Arne võtab lonksu. Nägu on apu. Kuule, see ei olegi nii hull, see on umbes nagu jooks. Umbes nagu jooks seda vedelikku, mis on marineeritud kurkide ümber või midagi siukest, vähem äädikane. Aga ma kujutasin ette, et ta on natukene viskoossem, natukene paksem. Ta ei ole nii püree. Okei, selle järelmaitse on küll. No võta veel üks sööm. Ma proovin veel veits. Võta. Ja Arne võtab veel ühe söömu. Nägu on seekord ikka tunduvalt tapum. Teine sööm oli tunduvalt hullem kui esimene, uskuge mind. See jook on vikat. Ja ma rõhutan, see on poodides veel müügil. 89 eurosenti, jah. Jah, sükest asja müüakse poes. Seal oli seal oli neid ikka mitukümmend tükki Selveris leitidel peal. Ma ei kujuta ette, kui palju neil seal taga on. Sinna sisse ei näe, ma arvan. Panna Night Vision peale, siis võib olla. Oleks pidanud seda RC koolat alles hoidma. Aga ma proovin ka siis sõõmu. Jah, ma hakkan filmima siis. See lindistab juba ammu. Jah, väga hea. Nii. Põhimõtteliselt hetkel me ei ole enam raadioruum, hetkel me oleme multimeediaruum, sest et... See haiseb ikka päris räigelt. Ma tean, see oli minu käest siin kaugel enne, kui ma näitasin seda ja see lõhn levis absoluutselt minuni. Nii, Erik, sinu kord mekkida seda vapustavat Eesti mahlatööstuse lipulaeva. Erik, vaata kaamerasse, palun. See ei ole nii jube. Sa saad hakkama sellega. Mina suutsin 2 sõõmu võtta. Mina ei võta teist sõõmu. See on kindel, ma ei võta teist sõõmu. Kommenteeri. Ütleme, et kujutage ette, mis asi võib olla kõige rõvedam. Näiteks rebaste retsimisel, kes on käinud, siis vahepeal pandud sulle suhu mingit siukest asja, mis sind jõledalt öökima ajab. Siis ma ütlen, see Aura aedviljamahl on ideaalne näide sellest. Ta on umbes 85–90% nendest hullematest asjadest, mida minule oraali topiti minu retsimise ajal. Aga minu meelest ideaalne materjal kuningatele rebaste retsimise ajal. See on soovitus, et ostke kokku seda praegust, et ma kardan, et seda ei jätku kuni sügiseni. Et ta peaks, vaata... Ütleme, et täna ostetud pakk säilib kuni 13. veebruar 2013. Jah, 2012 sügisel saab seda absoluutselt veel pakkuda. Jah. Mina rohkem ei jaa seda. Ma panen siis lindistamise kinni. Pane lindistamine kinni.